Ja jõudiski kätte aeg hakata kodu poole tulema. Peale autoparandust, mis oli kestnud 10 päeva, 6. kuni 16. otsustasin ma 17. hommikul, et nüüd ma hakkan sõitma kodu poole. Ja tee oli selles mõttes ikka sama, et samad maad: Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti ja siis lõpuks Eesti. Aga seekord see veis juhatas mind hoopis teist teed pidi, nii et enam nii põhja ja nii mägedesse ma ei sattunud nagu seda esimesel korral, kui ma tulin Eestist Hispaaniasse. Sest siis oli see eesmärk jõuda ennekõike rannikule, aga nüüd ma olin rannikust juba jupp maad eemal. Kui mul auto ei oleks katki läinud, siis ma arvatavasti oleksin olnud Hispaanias kauem, aga lihtsalt see auto katkiminek tegi natukene murelikuks. Ja ma mõtlesin, et mis seal veel võib katki minna niiviisi mulle üllatusena, et ma ei olnud enam üldse kindel, et auto on nii heas tehnilises seisukorras, nagu ma sõitu alustades olin olnud. Ja nii ma otsustasingi, et ma tulen paar nädalat varem plaanitust koju ära. Usun astun Eestisse, täpsemini siis Tartumaale, rohkem kui 4000 kilomeetrit ja mina otsustasin siis sõitma hakata 17. hommikul. Et omajagu oli mul tegelikult sõita veel Hispaaniat, põhimõtteliselt 2 päeva ma sõitsin Prantsusmaad, siis tuli Saksamaa, Poola ja mingi etapp Poolast edasi ma tõmbasin Eestisse suht-koht ühe jutiga. Viimased 1900 kilomeetrit ma sõitsin järjest, et öösel ei maganud, öösega sõitsin, et tegin ainult söögi, koera jalutamise ja tankimise peatusi. Ja põhjus selleks oli selles, et ühel hommikul Prantsusmaal ma avastasin, et autol põleb mootorituli armatuuris. Mul muidugi oli kohe paanika lahti, et et alles sain ühest hädast vallale ja nüüd kohe järgmine ja seda maal, kus ma ei oska keelt ja kus mul ei ole mitte ühtegi tuttavat. Et väljavaated olid kehvad, aga tanklas, kus see juhtus, seal oli kohe ka paranduskoda ja seal kuidagi kehakeele ja piltide abil sai mehaanikutele selgeks tehtud, mis toimub ja nemad ütlesid, et sõida edasi. No ma siis sõitsin edasi ja Eestis tuttavad ütlesid ka, et see võib tähendada mida iganes, et põhimõtteliselt ei ole hullu, kui sõidad edasi. Aga peale seda ma enam eriti pikkasid peatusi teha ei tahtnud. Ja viimased 1100 kilomeetrit see mootorituli muudkui põleski, et ta ei kustunudki enam ära, et enne seda ta läks põlema ja siis kustus ära. Aga viimased 1100 ta põles kogu aeg ja siis ma mõtlesin, et ma parem sõidan. et äkki kui auto maha juhtub, äkki siis midagi juhtub ja ei saagi enam liikuma, et mina ei tea, mis seal viga võib olla, et parem siis juba liigub, et mida kodule lähemale, seda parem on. Veisis olin ma teinud jälle selle lükke, et võtnud maha need teemaksud, et seal saab valida, et milliseid teid sa tahad sõita, kas sa tahad maksta teemaksusid või ei taha, kas sa tahad vältida näiteks mingisuguseid praame või mitte ja nii edasi, et siis ma läksin järjekordselt teemaksu vabalt. Prantsusmaad ma sõitsin 2 päeva ja see oli päris masendav nagu ikka, sellepärast et seal on nii palju ringe ja nii nagu Hispaaniasse tulles ma ütlesin, et tagasi tulles ma arvatavasti loen need ringid kokku, siis sel korral oli tee küll teine, aga ringe tuli kokku 126 märkmete järgi, aga ma arvan, et see ei ole päris õige arv, et ma võisin midagi jätta lugemata või midagi kuskil lugeda topelt, sest paratamatult neid ringe tõesti oli palju ja kohati nad olid mingite kilomeetriste vahedega või isegi vähem kui kilomeeter, et hetkeks tundus, et kui see veis seal ütles, et sõida, ma ei tea, järgmised 10 kilomeetrit otse, siis ma juba rõõmustasin, et tuleb ringida vabalt, aga reeglina siis ta vahele viskas ikka veel mõned ringid. Nii et Prantsusmaa oma ringidega on ikka jube tüütu, et ma saan täitsa aru, miks seal on kõrgemad teemaksud. Kuna stardipositsioon oli midagi muud, siis veis mind juhatas ka hoopis teist teed pidi kui tegelikult Eestist Hispaaniasse sõites ja nii mul õnnestus vältida Poolas ka Varssavist läbi sõitu, sest kui ma tulin Eestist Hispaaniasse, siis ma läksin läbi Varssavi ja loomulikult seal olid ummikud ja mul oli juba vaim nagu valmis, et ma istun seal ummikutes. Aga ta kuidagi juhtis teisiti ja läks hästi. Poolas oli päris palju sõjatehnikat tee peal liikumas minuga samas suunas. Et ma nüüd ei tea, et kuhu või kust või miks. Et olid kohe nagu kolonnid, et veeti tankisid ja siis olid lihtsalt mingisugused militaarsõidukid.
mille peal siis olid mingid asjad, mis olid koormakattega ära kaetud. Huvitav oli see, et osadel militaarsõidukitel ei olnud numbrimärke, aga noh, võib-olla siis ei peagi olema, sest kõik, mis on militaarmaailm, see mängib nagunii oma eraldiseisvate reeglite järgi. Kusagil teel ma tegelikult pikemaid peatusi ei teinud, välja arvatud siis Prantsusmaa rand, mida te siin näete, et ma olingi sõitmas läbi ühest väiksest linnast ja see, ma nägin sealt tee pealt juba neid suuri valgeid laineid ja ma mõtlesin kohe, et oi, siin tuleb raudselt peatust teha, sest see ilus koht jäi lihtsalt nii tee peale. Ja see oligi ainuke koht, kus ma siis käisin niiviisi nautlemas ja jalutamas koduteel. Et ülejäänud kohad olid siis tanklad, kus ma ööbisin ja kusagil mujal ma tegelikult peatusi ei teinudki. Et kuidagi ajastasin need peatused umbes nii, et siis, kui oli vaja kas endal juua, süüa, koera toita või jalutada või siis tankida. Et koer enamus ajast tagasiteed ta magas, esimesel päeval ta oli sihuke aktiivsem, sest ta veel ei saanud aru, mis nagu toimub. Aga siis ta sai aru, et on sõidupäevad ja siis ta juba võttis nagu väga rahulikult. Ja ma mõtlen, et vaene loom, et siis, kui ta viimati nagu õues käis, olid veel plusskraadid ja soe. Ja siis, kuna ma sõitsin pikalt jutti ja tema magas kogu aeg, siis lõpuks, kui me Eestis nagu kinni pidasime, kohale jõudsime, siis oli koduhoovis oli paks lumi ja -19 kraadi. Nii et vaesel loomal võis täiesti šokk olla, et mis nüüd toimub siis. Igatahes kõigest sellest jamast ta vaimustuses ei olnud ja tahtis suht koht ruttu tuppa saada ja toas veel lõdises, kuna ega maja oli ka külm. Aga siis ma panin ta kähku teki alla ja siis ta seal rahunes ilusasti maha ja soojenes üles. Aga endal läks jupp aega, enne kui õnnestus maja soojaks kütta, et maja on küll pisikene, aga kui seda ikka kuu aega köetud pole, siis ta nii ebameeldivalt jahe. Nii et sellest jahedusest mina tegelikult jäin kergelt ka tõbiseks, aga pole hullu. Tagasiteel ma Park for Nighti abil enam peatumiskohtasid ei otsinud, sellepärast et eesmärk oli lihtsalt nii-öelda kas siis süüa, tankida, koera jalutada või magada. Ja selleks sobisid tanklad suurepäraselt, et see tankla, mis ette jäi ja kus ma sain mitu asja korraga ära ajada, et ajastasin neid toiminguid, siis sinna ma ka jäin, et tanklates ööbida on minu meelest täiesti okei. Et loomulikult autod seal sõidavad edasi-tagasi ja võib-olla on hea parkida enda sõiduk just mitte päris lambi alla, kuna siis see valgusviht võib natukene nagu segada magamist, aga üldiselt on tanklates täiesti okei peatuda ja magada. Umbes täpselt kuni Leeduni olid kõik teed väga head ja nii kui Leetu jõudsid, tuli sihuke Baltimaade idabloki tunne peale. Sest Poolas oli suurepärane sõita, Saksamaal oli suurepärane sõita, aga Leedus läksid teed mulklikumaks ja ei olnud enam nii tore ja vahva kui eelnevalt. Aga sai sõidetud, aga kohe nagu tundsid, et mingisugune muudatus tuli. Tagasiteel ma üritasin valida ka tanklaid, et enam nagu ei satuks sellist 2+ euro liitri eest diislit ostma, nagu ma sattusin Hispaaniasse sõites Saksamaal. Ja peab ütlema, et see täitsa nagu õnnestus, et Prantsusmaal ma maksin kütuse eest vist kõige rohkem, kus ta oli 1,9, igal pool mujal oli ikkagi õnnestus saada soodsamalt. Mind üllatas tegelikult Läti, et kus oli, mina tankisin küll 1,7-ga, aga pärast ma nägin, et oli kütust ka 1,4 ja 1,5-ga. Mina võtsin lihtsalt esimesest tanklast kütuse ära, kuna mulle tundus, et ma millegipärast arvasin, et vaevalt seal oluliselt odavamaks enam läheb, aga läks. Nii et oleks pidanud ise hoolsam olema. Aga tagasiteel ma enam nii väga kokkuhoidlikkusele ei surunud, nagu ma tegin seda ülejäänud reisi ja eriti reisi esimeses pooles, et nüüd oli eesmärk lihtsalt ruttu saada koju, et enam ma ei teinud ka priimusega süüa, et ma lihtsalt ostsin omale mingisuguse valmis toidu ja hommikukohvi, et hommikukohvi kõrvale võikud ma tegin ikkagi ise, kuna mul lihtsalt oli veel reisist järel mingit võileiva materjali. Lõunasöögi ma jätsin vahele või siis ma lihtsalt näksisin midagi.
ja õhtuks ma siis enamasti võtsin mingisuguse burgeri või mingi kiirasja kuskilt. Et eesmärk oli ruttu koju saada. Tore oli ka see, et kõikjal olid plusskraadid, et esimesed lumehelbed ja miinusesse kiskus alles Lätis ja siis ka nagu nii-öelda Läti teises pooles. Et kui teised maad olid suutnud lumega lepingu üles öelda, siis Läti tahab ka ikkagi olla kangesti Põhjamaa ja seal mingist, mida rohkem Eesti poole, seda hullemaks see asi läks, et lund ikka oli, aga autoteed olid ilusti puhtad ja sõidetavad, et ei olnud millegi üle kurta. Võib-olla peab mainima ka seda, et siis, kui sa jõutud Baltimaadesse, et siis hakkas nägema ka nii-öelda politseid põõsas, et üldiselt enne seda nagu ma seda ei näinud. Ja kusagil teede peal, kusagil piiripunktides mind kinni ei peetud ega mingeid dokumente ega küsimusi ei olnud, et igalt poolt sõitsin läbi nagu ei midagi. Tee peal loomulikult jäi ette ka mõni ummik ja ka kahjuks üks liiklusõnnetus, aga see vist käib nende suurte trasside ja asjade peale, et minu meelest see liiklusõnnetus vist, kui ma nüüd õieti mäletan, oli Saksamaal. Et sama lugu oli tegelikult ka siis, kui ma kuu aega tagasi Eestist Hispaania suunal sõitsin, et ma mäletan, et siis ma jäin ka kuskile seisma suurele maanteele, kuna seal oli olnud liiklusõnnetus. Ja siin on siis näha, kuidas mingi militaartehnika kuhugi poole liigub. Minu jaoks oli natuke hirmus sõita Saksamaal, sest seal tõesti need kiirused on ikka meeletult suured ja tuleb vaadata, et ise õigel ajal eest ära saad, et mingit pikivahe hoidmist seal ei ole ja kui rida vahetatakse, siis võib täitsa juhtuda, et teine auto sõidab nagu väga järsult ikkagi ette ja samamoodi mingi pikivahe ka ei mängita seal, et arvestatakse, et mahub ju küll ja saab. Ma sattusin sõitma ka pimedasse Saksamaale, kuna mul ei õnnestunud kohe nagu maha keerata, sest tanklate vahemaad olid seal suured ja niisama maha keerata ma ei tahtnud. Et siis see oli nagu päris sihuke ebameeldiv, et lõpuks ma lihtsalt ootasin, et ükstapuha, mis tankla tuleb, ma lihtsalt keeran maha, kuna elu on armas. Ja mingil hetkel hakkas ka vihma sadama, mis ei teinud ka üldse sõitmist nagu just väga, väga toredaks, aga sai sõidetud ja sai hakkama. Tuuker pidas kodusõidu ka ilusti vastu, et enamus aega ta tegelikult magas. Et kui me alustasime reisi Eestist Hispaaniasse, siis esimene päev ma mäletan, et ta lihtsalt seisis seal püsti taga ja lihtsalt vahtis välja ja ta ei teadnud ju, et kui kaua sõidetakse või mis nagu toimub. Aga nüüd ma arvan, et ta tajus nagu kuidagimoodi ära, et ongi nii-öelda sõidupäevad ja midagi põnevat ei toimugi. Et saab oma lühikesed jalutuskäigud ja siis tuleb jälle autosse tagasi minna ja hakkab jälle see tüütu sõitmine aga pihta. Viimased 1100 kilomeetrit, kus see mootori tuli põles ja ma pidin lihtsalt sõitma, siis endal oli küll ikka mure päris suur, et ei tea, kas saab koju, aga nagu näha, õnnestus mul ilusasti ikkagi koduni välja sõita ja siin siis ongi minu külatee, mis viib mind minu koduni. Sahk oli muidugi ajanud kohe valli sissesõidu ette, nii et esimese asjana sain ma kohe teha hommikuvõimlemist labi taga, et üldse nagu saaks hoovi sisse sõita. Ja siis edasi tuli juba maja kütmine ja kõik need muud olmeteemad, millega me siin Eestis talvel tegeleme. Aga mul on hea meel, et ma jõudsin ühes tükis koju. Nüüdseks on räägitud ka mehaanikuga ja auto läheb 9. märtsil ilusasti parandusse. Et kõik on hästi. Saab veel mõned nädalad talve nautida ja siis vast tuleb see kevad ka. Siin on siis minu pisike kodu. Ja siin kohe on Tuuker, kes tuli panna kuskile teki alla, et tal nagu soe oleks ja et ta enam ei väriseks. Aitüma, et elasid minu seiklusele kaasa ja ma soovin ka sinule hästi-hästi mõnusaid reise.